Osaliselt on kultuur vastand looduslikule, teisalt on kultuur osa loodusest, sest inimene on osa loodusest. Humanitaaride jaoks on küsimus jätkuvalt, mis on kultuur turundussemiootikas. turundusmärgid. Kultuur on märk, mudel ja lugu kõik ühe korraga. Sellest tulenevalt on A. Le Coq osa kultuurist ja ise kultuuri looja. A. Le Coq on näiteks erinevate jookide, peamiselt õlle, kultuuri osa. Muidugi ka nad toodavad mittealkohoolseid jookeid ja on osa mittealkohoolsete jookide turu kultuurist. Teisalt on A. Le Coq organisatsioonina ja kindla tööandjana kultuuri looja ehk tööandja, brändi, kultuuri looja. Väljaspool akadeemilist õhkkonda on raske rääkida kultuurist, sest kultuur on süsteemne süsteem süsteemis. Väljaspool akadeemilist õhkkonda on raske rääkida kultuurist, sest kultuur on süsteem süsteemis, suhted ja elemendid läbisegi. A. Le Coqi näitel on olemas tööstuslik kultuur, mis lähtub tootmine. Teisalt on A. Le Coqi näitel olemas õlle tarbimise etikett, mis on osa tarbimiskultuurist. Kultuuri kirjeldamine on keeruline, sest ühtpidi on kultuur konkreetse tähendusega sõna, teisalt aga kultuur on ajas ja ruumis muutuv nähtus. Kultuur on lühiajaliselt ja piirkondlikult kui staatiline, teisalt aga siiski väga dünaamiline nähtus. Sõna kultuuri on võimalik kasutada igal pool. Me kasutame sõna kultuuri sõnaliitena, teiste sõnade ees või siis taga. Kultuuri kirjeldus võib olla üsna poeetiline. Teisalt matemaatikas võime näha kultuuri kui võrgustiku ja süsteemi graafidena üheaegselt. Minu jaoks on kultuur, eriti kui rääkida brändingust, kui matrjoska, mida võib mõista erinevalt ja erineva detailse täpsusega. Näiteks kodu, perekonna, kogukonna, organisatsiooni, riigi ja nii edasi aspektide kultuur või kultuurid. Sellegi poolest on kultuur nähtusena metafoorne kui vihm, milles inimesed kõnnivad, sõidavad või mida väldivad iga hinnaga. Kultuur on protsess ehk sidusus ühenduslülisüsteemis, sidudes märgi, mudeli ja loo kõik üheks. Üks võimalik vaade kultuurile on Jüri Lotmani sõnastuses tekstina. Teisalt võib kultuurist rääkida teadusliku arenduse järgi, millest räägib Toomas Kuhn paradigmade raames. Mõlemad lähenemised räägivad kultuurist eri sõnades. Uuritavast objektist, mis on kui roosa elevant ruumis. Semiootikas ja humanitaarias laiemalt pole enam levimas üht kultuuri sõnastuse viisi. Võib-olla paistab see nii mulle, sest põhimõtted, kuidas ajaloost rääkida pidevalt arenevad ja muutuvad. Kultuur on kõikjal ja kõigega seotud, samal ajal väga konkreetne inimestega kaasnev nähtus meie sõnavaras. Kultuurist rääkimine on vajalik, sest see on märkide süsteem, millest võrsuvad meie tavad ja kombed, meie identiteet ka. Kultuuri mõistmine on vajalik, sest ühiskonnas hakkama saamise mudel ja ühtlasi ka brändide nagu A. Le Coqi taustsüsteemiks, mis lubab tarbijal ja kliendil anda hinnanguid nagu näiteks hea ja halb. Kultuurist rääkimine on vajalik, sest see on lugu meie minevikust ja räägib meie olevikust ning võimaldab meil luua tulevikku. Ehk kultuur on autokommunikatiivne süsteem. Kultuurist saab rääkida erinevalt ja ikka leida end vastuseta, mis on kultuur, kui mitte jääda perekondliku sarnasuse juurde. Filosoofiline perekondlik sarnasus tähendab, et sõna kultuur on mõistetav nagu sõna kunst. Perekondlik sarnasus on sisuliselt tunnuse ja või tunnuste järgi kategoriseerimine. See tähendab, et sõna kultuur on äratuntav tunnetuslikult mingite n-arvul tunnuste põhjal. Siinkohal meil pole alati konkreetselt välja öeldavad või määratlevad, mis tunnused on.
näiteks A Le Coq'i brändi nägemus joogikultuurist on mõistetav laiemalt tarbijate ja klientidele omase kogukonna, näiteks perekonna ja riigi või piirkonna kultuuri pinnalt. Sõnumid märgi, mudeli ja loo tasandil on mõistetavad läbi kultuurilise prisma, sest kultuur on märgi, mudeli ja loo tasandi kontekstiks.